Michael Kohlberger, Veltins Brian Kohlberger, Brian Chris Kohlberger, Koaberg. See on Brian Kohlbergeri isa kõnepoist pärast 4 Idaho ülikooli tudengi mõrva. See on üks uutest dokumentidest Washingtoni osariigi ülikoolist, kus Kohlberger õppis kriminoloogiat. Need dokumendid annavad meile ülevaate sellest, mis koolis toimus pärast mõrvu ja pärast arreteerimisi ning kuidas politsei märkas Kohlbergeri autot nädalaid enne tema vahistamist. Mina olen Angelette Levi ja see on Law and Crime. Enne kui me läheme Brian Kohlbergeri teemade juurde, tahan ma teile rääkida ühest rakendusest, mis mulle meeldib ja mida ma olen kasutanud. See kannab nime Upside ja see annab sulle raha tagasi kõigepealt, mida sa ostad. Näiteks kütus, toidukaubad ja isegi kaasavõetav toit. Tee nii. Laadi Upside tasuta alla. Sa valid pakkumise ühes nende enam kui 100 000 asukohast. Maksad nagu tavaliselt oma kaardiga ja siis kinnitad ostu. Ja sa näed kohe rakenduses, kui palju raha sa tagasi saad. Näiteks kui mul on vaja kütust osta või tahan ühel õhtul toitu kaasa tellida, otsin ma kõigepealt Upside'i pakkumisi. Pärast ostu ilmub raha minu rakendusse ja ma saan selle otse oma pangakontole kanda. Upside'i püsikasutajad teenivad aastas keskmiselt $254 tagasi. Kes suudaks seda ületada? Et hakata raha tagasi saama, klõpsa kirjelduses oleval lingil või skaneeri ekraanil olevat QR-koodi ning kasuta meie sooduskoodi CrimeFix, et saada oma esimese paagitäie kütuse eest iga galloni pealt lisaks 25 senti tagasi. 2022. aasta 13. novembril muutis kõik üks kõne politseisse Moskvas, Idahos. 4 Idaho ülikooli tudengid leiti King Roadil asuvast üürimajast pussitatuna surnuna. See on selline kuritegu, mis šokeeriks inimesi isegi suures linnas. Aga see oli Moskva, ülikoolilinn. Selline koht, kus inimesed ei pannud uksi lukku. Kuid see muutus. Maddie Mogan, Kaylee Gonzalez, Etan Chapin ja Kazana Kornodel olid eelmisel päeval käinud suurel jalgpallimängul, pidutsenud, aega veetnud ja teinud seda, mida üliõpilased ikka teevad. Mõni tund hiljem olid nad surnud, pussitatud oma voodites. Ksana võitles tegelikult oma elu eest. Teda pussitati üle 40 korra. Algas mõrvari otsing. Aeg oli ülioluline. Keegi ei teadnud uurimise alguspäevil, et tapja oli vaid mõne miili kaugusel, õppides Washingtoni osariigi ülikoolis Pullmanis osariigi piiri taga. Tema nimi oli Brian Kohlberger. Ta oli kriminoloogia doktorant, lisaks veel õppeassistent ning kõndis WSU koridorides just kui poleks midagi juhtunud. Alates 2022 aasta detsembrist oleme korduvalt küsinud WSU-lt dokumente, uurides Brian Kohlbergeri aega seal ning püüdes välja selgitada, millega ta tegeles ja kas kooli juhtkond üldse midagi kahtlustas. WSU andis meile hiljuti uue hulga dokumente. Osa neist sisaldab asju, mida me varem näinud ei olnud. Näiteks infot selle kohta, kuidas 2 politseinikku märkasid politseiteate põhjal tema valget elantrat vaid paar nädalat pärast mõrvu. Selleni jõuan kohe. See tundub nagu suur kasutamata võimalus, kuid toimusid ka sisemised arutelud mõrvade üle ning tudengite vanemate mured, et mõrvar on endiselt vabaduses. Ja ülikool, vähemalt ühe lapsevanema arvates, ei suhelnud selle teemal eriti palju. Ma hakkan sellest kõigest rääkima, aga kõigepealt lähme tagasi päris algusesse. Oli 13. november 2022, vahetult enne lõunat. Maddie, Kaylee ja Ksana toakaslastel tuli 911 kõne. Moskva politseinik reageeris väljakutsele King Roadi majas. Mida sa mäletad, et nägid? Ma mäletan, et olin oma toas ja proovisin magama minna ning kuulsin Kaylee't, kelle järgmine tüdruksõber viis ta kiiresti ära. Milline neist on sinu tuba? Kaylee! Milline neist on sinu tuba? Oh. Sa olid selles toas. Minu tuba, mitte Ksana tuba, minu tuba. Ja sinu tuba on just siin. Ma arvan, et see on sinu. Tuba, teine korrus. Olgu. Kõik, mida ma kuulsin, oli see, et kuulsin teda üles minemas. Nagu, olgu, ma lähen nüüd magama, sest tema läheb üles. Kaylee ja koer Murphy. Ja üles päris tippu. Jah, seal on tema tuba. Olgu.
Ja siis lõpuks, kui ma tema toa poole kõndisin, kuulsin ma teda karjumas ja ta jooksis trepist alla, sest ta nägi kedagi. Ma olen üsna kindel, et ta ütles nii. Ta ütles, et keegi on siin. Ja ta karjus ning jooksis lihtsalt trepist alla. Ja ma hüüdsin ta nime. Ma hüppasin püsti ja lukustasin oma ukse, sest ma olin nii hirmul. Siis kuulsin kedagi vannitoas ja kuulsin teda nutmas ja kuulsin, kuidas mingi mees ütles, sinuga saab kõik korda, ma aitan sind. Ja ma hüüdsin ikka tema nime, aga ta ei vastanud. Siis avasin korraks ukse ja nägin seda meest. Ta ei olnud meeletult pikk, aga ta kandis täiesti musti riideid ja tal oli mask, mis kattis tema lauba ja suu. Ma lukustasin ukse ja helistasin, ning ma ei teadnud, mida teha. See on üsna kohutav. Kell 4 hommikul. Ja Olgu, kirjelda meest, keda sa nägid. ma ei usu, et ta oli minust palju pikem ja ma ei näinud temast eriti palju, aga ma olen peaaegu kindel. Tal oli seljas täiesti must riietus. Ja tal oli mask, mis kattis tema laupa ja suud. Ja ta ei öelnud mulle midagi. Üldse mitte. Ma lihtsalt sulgesin ukse ja keerasin selle lukku. Ma ei tea, mida ta teha tahtis. Ja ma arvan, et ta läks välja küljeuksest, sellest köögiliuguksest, mis viid taga aeda. Keegi ei teadnud seda tol hetkel, aga see inimene, kes kandis musti riideid, osutus Washingtoni osariigi ülikooli doktorandiks Brian Kobergeriks. Need selfid, kus ta kannab musti riideid, võeti hiljem tema mobiiltelefonist välja. Vähem kui 3 tundi pärast mõrvadest teada saamist võttis Washingtoni osariigi ülikooli politseiülem Gary Jenkins ühendust Moskva politseiülemaga. Jenkins kirjutas sõnumis: avastasin, et mul ei ole Tysoni mobiilinumbrist, nii et kui sina või Tyson saaksite mulle helistada, oleksin tänulik. Tyson oli üks osakonna kõrgematest ametnikest. Farge ja Jenkins hoidsid kogu uurimise vältel ühendust. Kella 3 pärastlõunal, selle pärastlõuna ajal kirjutas ülem Jenkins kellelegi WSU's, et avaldada teade üliõpilastele ja töötajatele, et teavitada neid Moskvas toimunud mõrvadest. Teksti sõnumis seisis: Moskva politseiosakond uurib mõrva Idaho ülikooli lähedal. WSU Pullmani kogukonnale ohtu ei ole teada. Hiljem hakkas see isik Jason Sampson kahtlema teabes, mida nad WSU kogukonnale edastasid, veidi pärast kella 6 õhtul. 13. novembril kirjutas Sampson ünem Jenkinsile: mõlemad saidid on uuendatud. Küsimus: arvestades seda, mida olen lugenud, miks ei peeta seda jätkuvaks ohuks? Kas see tähendab, et kui me tõendeid teaksime, ei tunduks see juhuslik? Lihtsalt huvi pärast. Ülem Jenkins vastas: jah, põhimõtteliselt küll. Sampson vastas, et see oli isiklikuks teadmiseks, ei tahtnud detaile, lihtsalt püüdsin mõista loogikat, kuidas me sõnumi edastasime. Ülem Jenkins kirjutas siis, et ma ise ei tea ka eriti palju. Pean lootma oma kontaktidele Moskva politseis, et nad annaksid mulle täpset teavet. Samas kui see kõik toimus, oli Brian Koberger, nagu me nüüd teame, sel päeval käinud Costco's ja toidupoes. 16. novembril, 3 päeva pärast mõrvu, kirjutas ülem Jenkins kirja WSU üliõpilastele ja töötajatele. Seal seisis Washingtoni osariigi ülikooli Pullmani ülikooli linnaku kogukonnale. 4 Idaho ülikooli üliõpilase surm möödunud nädalavahetusel on šokeerinud ja kurvastanud WSU kogukonda. Kuigi juhtumit uurib aktiivselt Moskva politseiosakond, on avaldatud vähe üksikasju selle kohta, kuidas ja miks see juhtus ning kes need kohutavad teod toime pani. Kui avalikkusele oleks mingisugune oht, siis meie osakond ja Moskva politseiosakond hoiataksid avalikkust ennetavalt. Siiski on Moskva politseiosakond mulle kinnitanud, et nende esialgse uurimise põhjal usuvad uurijad, et tegemist oli üksiku sihitud rünnakuga ning kogukonnale üldiselt otsest ohtu ei ole. See kiri saadeti 3 päeva pärast uurimise algust ja kõiki politseiraporteid üle vaadates Moskva politseil ei olnud ühtegi kahtlusalust. Nad uurisid inimesi nii, nagu iga osakond seda teeks. Oli ainult üks tõeline kahtlusalune, kelle nad leidsid, kuid see inimene välistati hiljem DNA-testi abil. Samas kogu selle aja jalutas Brian Koberger ringi WSU territooriumil. Ja pärast seda, kui Koberger end süüdi tunnistas ja talle karistus määrati, ütlesid uurijad, et nad ei suutnud leida mingit seost tema ja ohvrite vahel ning nad ei tea siiani, miks ta just selle King Road'i maja sihikule võttis. 9 päeva pärast mõrvu kirjutas üks murelik lapsevanem WSU-le küsimustega.
ema kirjutas, mul on 4 küsimust, millele vajan vastuseid nii kiiresti kui võimalik, et teha parim valik meie tütre turvalisuse tagamiseks. Esiteks, milline on WSU ennetusplaan WSU tudengite jaoks? Teiseks, milline on uus turvaplaan VSU jaoks peale selle, et kõndides tuleb üles vaadata ja olla valvas? Kolmandaks, millised võimalused on tudengitel WSU's semestri jätkamiseks, kui me tunneme, et meie tudengi jaoks ei ole seal turvaline olla? Ja neljandaks, kuidas peab WSU ülikooli linnakut ja Pullmani turvaliseks, kui politsei on ausalt öelnud, et nad ei saa Põllus piirkonnas kellegi turvalisust tagada? Lõpuks, arvestades, et see juhtus eile, tundub, et olukorra turvalisus halveneb jätkuvalt. Mida VSU sellest arvab? Vanematena ei ole VSU meiega eriti palju suhelnud. Me ei arva, et see 5 minuti ja 5 miili vahe ülikooli linnakute vahel teeks ühe turvaliseks ja teise mitte. Idaho ülikool annab iga päev teada, mida nad oma tudengite ja perede heaks teevad. Maid Boise's intervjueerivad uudistekanalid, küsides, kas lubame oma lastel tagasi minna. See on raske otsus, kui VSU ei anna teavet. Aitäh, et leidsite aega vastata. Loodan teilt kuulda enne laupäeva, kui meie tütar peaks tagasi minema. Hindan teie aega ja vastuseid minu küsimustele. Kiri edastati administraatorile, kes sellega tegeleks, ja see polnud ainus suhtlus, mille WSU sai. Siin on üks kõneposti teade. Ma ei taha, et ta läheks tagasi Washingtoni osariigi ülikooli sellel veerandil, kuna olukord Moskvas teeb mulle muret. Ja kas te saaksite mulle tagasi helistada? Minu nimi on? Katlusalust ei ole tabatud ja minu tütar elab praegu üürimajas koos 5 teise tüdrukuga. Ja millised on meie võimalused semestri kodust lõpetamiseks? Ma ei tunne end üldse turvaliselt. Ja ma tahaksin temaga kaasa minna, aga ma ei saa. Mul on tõesti vaja sinu abi ja see on ainus number, mis mulle pähe tuleb. Aitäh sulle väga ja palun helista mulle tagasi. Me ei tea, millal see kõnepost jäeti, aga see pidi olema enne jõuluvaheaega. Novembri lõpuks oli politseil vihje video valgest autost, mis sõitis King Roadi naabruskonnas mõrvade toimumise ajal ringi. FBI tuvastas, et tegemist oli valge Hyundai Elantraga 2011. kuni 2013. aasta. Tegelikult saadeti 2 nädalat pärast mõrvu see teade VSU politseile, Moskva politseile ja Pullmani politseile, paludes ametnikel otsida seda valget Hyundai Elantrat. See oli märgitud ainult õiguskaitseasutustele mõeldud tundlikuks teabeks. Ärge jagage seda, ärge peatage sõidukit ega võtke juhiga ühendust. Moskva politsei ei avaldanud seda teavet avalikkusele enne 6. detsembrit. Küll aga saatsid nad selle teabe konfidentsiaalse teatisena õiguskaitseasutustele öeldes, helistage meile, kui te seda näete. Need WSU dokumendid näitavad, et ülikoolil oli Brian Kobergeri sõiduki andmed olemas. Tegelikult otsisid 2 VSU ametnikku seda juba mõne tunni jooksul pärast selle teate saamist. Pärast Kobergeri vahistamist kirjutas Moskva politsei kapral Brett Payne vandetunnistuses, et Washingtoni osariigi ülikooli politseinik Daniel Tiango otsis selle päringu tulemusena WSU's registreeritud valgeid Elantraid. Ta leidis 2015. aasta valge Elantra, millel oli Pennsylvania numbrimärk. See sõiduk oli registreeritud Brian Kobergeri nimele. Aga siin on midagi tõeliselt kummalist, sest mitte ainult ei otsinud Tiango seda sõidukit ja leidis selle üles, vaid me teame, et veel üks politseinik sõitis tegelikult kortermajja ja nägi seda sõidukit oma silmaga. Ta nägi seda, kuid kumbki ei helistanud Moskvasse politseisse, et sellest teatada. Ma küsisin selle kohta politseiülem Jenkinsilt 2025. aasta juulis. Vaadake. Novembris anti välja Polo teade. Paar nädalat pärast mõrvu ainult õiguskaitseasutustele. Ja oli paar Washingtoni osariigi ülikooli ametnikku, kes tegelikult märkasid, et ülikooli linnakus oli valge Hyundai Elantra, mille omanik oli Brian Koberger. See oli 2. aasta mudel kui see, mida nad otsisid.
aga kas sa saad mulle selgitada, mis sellega juhtus? Sest seda mainitakse vahistamise aluseks olevas vandega kinnitatud avalduses, aga mulle tundub, et selle ümber on palju segadust, sest inimesed arvavad, et nad vaatasid teda juba nii vara. Aga see tegelikult ei ole nii, ma arvan, sest tead, nad tegid sellest avaliku Polo alles 7. detsembril. Õige, see Polo, mille me saime, oli minu arvates identne sellega, mis lõpuks avalikkusele saadeti, aga see oli 28. novembril. Nad saatsid kohalikele õiguskaitseasutustele Polo sõiduki kohta, mis neil huvitas, ja märgistasid selle kui ainult õiguskaitseasutustele mõeldud, mis tähendab, et me ei tohiks seda infot jagada väljaspool õiguskaitseasutuste ringi. Ja sõiduki kirjeldus oli valge Hyundai Elantra 2011. kuni 2013. aasta mudel. Ja üks meie ametnikest leidis selle 16 tunni jooksul pärast selle info saamist. Üks meie ametnik kontrollis pärast selle Polo saamist meie parkimisandmebaasi, mis sisaldab teavet sõidukite kohta, millel on parkimisluba või mis maksavad ülikooli linnakus parkimise eest. Ja leidis valge Hyundai Elantra, millel olid Pennsylvania numbrimärgid ja mis oli registreeritud Brian Kobergeri nimele, kuid see oli 2015. aasta mudel. Seega oli Polo väga konkreetne sõiduki margi, mudeli, aasta ja värvi osas. Nii et ta ei esitanud seda vihjena ja see juhtus öövahetuses. Ja hiljem päevavahetuses sõitis üks meie ohvitseridest ringi ja nägi sama sõidukit pargitud kraadiõpilaste elamute juures. Ja jällegi, see ei olnud kuupäeva vahemiku sees. Nii et need 2 ohvitseri ei saatnud seda teavet lõpuks Moskva politseisse, kuna kuupäevad või mudeli aasta ei klappinud. See on õige ja seda ei saadetud nende vihjeliinile. Nii et ohvitser Tiango ja seersant Whitman avastasid 2 nädalat pärast mõrvu ülikooli linnakus valge Hyundai Elantra, mis kuulus Kobergerile, kuid nad ei andnud sellest teada. Kui nad oleksid sellest Moskva politseile teada andnud, oleks olnud võimalik, et Koberger oleks võidud võimaliku kahtlusalusena tuvastada palju varem kui 19. detsembril, kui tema nimi selgus FBI geneetilise genealoogia analüüsi kaudu. Ma küsisin selle kohta hiljuti Chris McDonaghilt, The Interview Roomi saatejuhilt. Ma arvan, et sina ja mina rääkisime sellest Anget sinu eelmises saates. See oli minu arvates tohutu uurimisviga. Ja see polnud lihtsalt viga, selles mõttes, et jah, me ei andnud sellest edasi teada. Olgu. Ametnikud tegid oma tööd. Nad leidsid auto üles. Nad läksid auto juurde. Keegi tegi otsuse, et ärge võtke selle auto omanikuga ühendust. Ja siis sidusid nad selle otsusega minu arvates mõttetu vabanduse, et see oli vale aasta. Olgu, mis siis pollis õige oli. Me otsime valget Hyundai'd. Selles piirkonnas kõik, mis on selles piirkonnas, olgu võimaliku kuriteo toimumise ajal. Me peame eeldama, et Washingtoni osariigi ülikool ei otsinud selles e-kirjas samuti videot selle auto kohta kuriteo ööl. Olgu. Ja mida siis minu arvates politseiülem teeb? Ta teab, et nad tegid mitte ainult suure vea, vaid nad lasid võimaluse käest, sest neil oleks võinud olla ja mul on kahju seda ühegi õiguskaitse kohta öelda. Teate, ma toetan politseid, kui meil on õigus ja ütlen ka välja, kui meil on eksitud. Olgu, see on meie vastutus avalikkuse ees ja sellel politseiülemal on kohustus avalikkuse ja perekonna ees öelda, teate mis, me mitte ainult ei teinud viga, teil on õigus. Me oleksime pidanud minema ja koputama selle mehe uksele, kelle nimele see sõiduk oli registreeritud ja elas selles kortermajas. Sest jumal hoidku pärast seda ööd. Kui ta oleks veel kellegi teise tapnud, oleks see politseiülem lõpuks tõsises jamas olnud. Nii et keegi tegi otsuse ja ütles, okei, sul on auto, mis sobib kirjeldusega. Jah, kas see on valge? Jah, kus see on? See on siin. Okei, uuri välja, kellele see kuulub, intervjueeri seda inimest ja saada see Moskvasse. See oli õige protokoll.
me teame, et pärast mõrvu puhastas Brian Kohberger oma autot väga hoolikalt ning FBI võttis selle põhjalikult lahti uurimiseks, kuid nad ei leidnud sealt ühtegi ohvrite DNA-d, nii et seal võidi kaotada väärtuslikku aega. Pärast Kohbergeri arreteerimist 30. detsembril 2022 saatis ülem Jenkins välja e-kirja, mis puudutas ametnike mainimist vandetunnistuses. E-kirjas öeldakse, et vandetunnistus kirjeldab suurepärast tööd, mida politseinik Tiango ja seersant Whitman tegid võimaliku kahtlusaluse sõiduki ülesleidmisel, mis osutuski kahtlusaluse sõidukiks. Pane tähele, et sõiduki leidmise ajakava ei ole vandetunnistuses täielikult õige. Vandetunnistuses on kirjas, et kohalike korrakaitseorganeid paluti kahtlusaluse sõidukit otsida juba 25. novembril, kuid tegelikult tehti see palve alles 28. novembri hommikul. Vahetult pärast seda, kui sain e-kirja Moskva politseiosakonnalt, saatsin välja e-kirja sõiduki kirjeldusega. 28. novembril kell 8.24 tehti päring ning Tiango kontrollis Kohbergeri numbrimärki. 29. novembril kell 0.28, umbes 16 tundi hiljem, mitte 3 päeva pärast. Ja seersant Whitman märkas sõidukit Kohbergeri kortermaja juures 29. novembril kell 00.58. Suurepärane töö. Jenkins räägib seejärel sellest, kuidas ta on teinud koostööd kõigi nende osakondadega VSU kogukonnas, et töötada koos üliõpilaste ja töötajatega ning aidata neid kõiges, mida nad võivad vajada. Seejärel kirjutab ta, et WSUPD vaatenurgast pakume me kindlustunnet, et oleme siin nende turvalisuse tagamiseks ja aitame neid kõigi tajutud ohtude, häirete või turvalisusega seotud probleemide korral, sealhulgas ajakirjanduse poolse ahistamise puhul. Kui liigume aastast 2022 aastasse 2023, palun teid kõiki mõelda möödunud aastale ja meenutada neid raskeid aegu, mida see osakond on pidanud taluma ning seejärel vaadata, kus me praegu oleme. Te kõik olete tõestanud, et olete vastupidavad ja pühendunud oma ametile, WSU-le ja WSUPD-le. Nüüd peaksime kõik otsima võimalusi, mis aitavad muuta seda, kuidas teised WSUPD-d näevad. Varasemaad raskused ei määra meid. Just Tiango ja Whitmani suurepärane töö asetab WSUPD soodsasse valgusesse üleriigilisel areenil. See on piirkondliku SWAT-meeskonna liikmete professionaalne ja distsiplineeritud töö, kes tegid kõik vajaliku elude päästmiseks. Jällegi on täiesti võimalik, et Kohberger oleks võinud saada kahtlusaluseks juba novembri lõpus, kui need ohvitserid oleksid Elantra kohta info edastanud, hoolimata mudeliaasta erinevusest. Tunde pärast Kohbergeri vahistamist Pennsylvanias 30. detsembril 2022 kirjutas WSU üliõpilaselu ajutine abipresident selle kirja, et teavitada Kohbergerit, et WSU kohaldab tema suhtes erakorralist õppetööst kõrvaldamist. Jennifer Hyatt kirjutas, et ta kehtestab erakorralise peatamise, kuna Kohbergerile oli esitatud süüdistus Kaylee Gonzalvese, Maddie Mogani, Zana Kernodoli ja Ethan Chapini mõrvas ning ta oli tegelikult sellel hommikul varem vahistatud. Hyatt ütles, et nende kuritegude eest süüdistuse saamine on kindlasti WSU üliõpilaste käitumisnormide rikkumine, sest süüdistused hõlmavad teiste väärkohtlemist või ülikooli kogukonna häirimist või sellesse sekkumist ning seaduse rikkumist. Hyatt kirjutas, et Kohbergeril oli otsuse vaidlustamiseks 10 päeva, kuid me teame, et seda ei juhtunud, sest ta oli vanglas. Sama kuupäeva ja selle kirjaga teatati Kohbergerile, et tal on keelatud ülikooli linnakusse naasta. Politseijuht Jenkins kirjutas sisenemiskeelu teatises. See hoiatus on selleks, et teavitada teid, et teil on keelatud viibida kõigis Washingtoni osariigi ülikooli linnakutes. See hõlmab kõiki hooneid, kõnniteid, läbikäike, sisehoove, juurdepääsuteid ja parklaid ning kõiki teisi Washingtoni osariigi ülikooli linnakuvaldusi. See hoiatus jõustub kohe ja kehtib seni, kuni pooleli olevad üliõpilaskäitumise süüdistused on lahendatud ning teile on antud kirjalik luba ülikooli linnakusse naasta. Pärast Kohbergeri vahistamist helistas tema isa Michael tegelikult ülikooli, et küsida oma poja korteri kohta. Kuulake. Michael Kohberger, that's Brian Kohberger, Brian Christopher Kohberger. Home Elmavi Jerry. Meie kodune telefoninumber siin on Brian elas seal. Mida ma tahaksin teada on tema korteri ja staatuse kohta. See on esimene asi. Teiseks, kui te ei saa sellele küsimusele vastata, saan ma aru.
Kui saaksid meid suunata, Briani telefon pole kättesaadav. Sa ei pääse sellele ega tema e-postile ligi. Pärast arreteerimist oli ka mure, et Brian Kohbergeril võivad endiselt olla ülikooli linnaku hoonete võtmed. Ullum Jenkins uskus, et võtmed olid Kohbergeri korteris ja ta kavatses välja mõelda parima viisi võtmete tagasisaamiseks. E-kirjale oli lisatud foto võtmest, mis pidi Kohbergeril olema. WSU NMET-test selgub ka, et 2023 aasta jaanuaris saadeti kooli kogukonnale e-kiri. Selles seisis. Viimased kuud on olnud rasked ning teade Brian Christopher Kohbergeri endise VSU doktorandi vahistamisest kahtlustatuna 4 Idaho ülikooli tudengi surmas on meie kogukondi šokeerinud. Eelkõige tahan veel kord avaldada südamlikku kaastunnet Ethani, Kaylee, Madisoni ja Zana peredele ja sõpradele. Nende noorte elude tohutu kaotus on meid kõiki sügavalt kurvastanud. Julgustan kõiki meie õppejõude, töötajaid ja üliõpilasi kasutama ära tugiteenuseid, mis on teile kättesaadavad ja mille loetelu leiate selle e-kirja lõpus. Kui teil on muresid mõne üliõpilase heaolu pärast, palun jagage seda teavet Student Care Networkiga. Loodan, et lähenevad päevad ja nädalad toovad meile kõigile täiendavaid vastuseid ja teavet selle juhtumi olemuse kohta. Järgmiste nädalate jooksul arvan, et paljusid meie Cougari pere liikmeid, eriti neid, kes tunnevad härra Kohbergerit, võivad võtta ühendust õiguskaitseorganid, meedia ja murelikud kodanikud. Ma julgustan kõiki võimalikult palju uurimisprotsessiga koostööd tegema. E-kiri julgustas samuti vihjeid ja teavet jagama Moskva politseiosakonnaga. Politsei küsitles VSU õppejõude, üliõpilasi ja töötajaid, kes töötasid koos Kohbergeriga. Nad sai teada, et ta rääkis palju oma uurimisvaldkonnast, seksuaalmotiiviga sissemurdmisest. Ta rääkis ka Ted Bundyst ja ütles, et see, kes sooritas Moskva mõrvad, pidi olema päris osav. Uurimisandmed näitasid, et WSU oli saanud 13 kaebust Kohbergeri kohta, kuna ta pani tudengeid, eriti naisi, end ebamugavalt tundma. Meedia ohvri perekonnad kaebavad nüüd VSU kohtusse surma õigusvastase põhjustamise tõttu. WSU on selles kohtuasjas eitanud igasugust süüd. Brian Kohberger kannab 4 järjestikust eluaegset vanglakaristust Maddie, Kaylee, Ethani ja Zana mõrvade eest Idaho maksimaalse turvalisusega asutuses, mis järgnes tema süü tunnistamisele 2025 aasta juulis. Sellega on selleks korraks kõik Law and Crime'i episoodist. Mina olen Angelet Levi. Suur tänu, et olite minuga. Kohtume siin jälle järgmisel korral.